Teaduslikud avastused ei alga alati hüüatusega Eureka. Leidsin! Sageli saavad nad alguse lihtsast oletusest, kahtlusest, ärevusest. Nii kirjeldas Charles Moore oma elu järsku pööret. Selle mehe hämmastavast saatusest sai meie dokumentaalfilmi lähtepunktiks. Moore'ile koitnud arusaamast on saanud tõuke meile kõigile, kogu inimkonnale. Aga nüüd kõigest järjekorras. Suurte geograafiliste avastuste ajastu on ammu möödas ja keegi meist ei arva enam, et kusagil maakeral on veel avastamata mandrite, saarestiku või saarte tumedaid laike. Lugedes seiklusromaane piraatidest ja konkistadooridest, meie kujutlusvõime joonistab ette lõputult siniseid ookeane ja meresid, rohelusse mattunud eksootilisi saari, palju kauneid linde, kalu ja loomi. Nii arvas Charles Moore, playboy ja jahimees, jõuka keemiafirma omanikupoeg. Charles kasvas üles Vaikse ookeani lähedal ja unistas lapsepõlvest mereseiklustest. 1997. aastal osales ta Los Angelese ja Honolulu vahel toimunud Trans-Pacific rassevõistlusel. Hawaiilt koju naastes kavandas ta oma marsruudi läbi piirkonna, mida tuntakse Vaikse ookeani põhjaosa keerisena. Pärast paaripäevast meresõitu mõistis Charles, et tema jahti ümbritses igast küljest prügi, ta purjetas koos sõpradega prügimäele. Rännates tuhandeid miile üle ookeani tohutu avaruse, ei saanud ma tekile minna, ilma et näeksin iga paari minuti tagant mööda hõljuvat plastitükki. Unistused romantilistest seiklustest lõpututel veealadel, eksootilistel maadel ja haruldaste loomade ja taimedega saartel purunesid pärast seda reisi. Ookeani pind ei rõõmustanud enam oma neitsiliku ja põlise iluga. Seilamine läbi tonnide plastikujäätmete šokeeris ja muutis Charles Moore'i elu. See, mida ta pidi avastama, ei mahtunud tema mõistusesse. Kapten Moore'ist sai avastaja, kuid see sugugi ei meeldinud talle, sest ta avastas selle, mida hiljem nimetati suureks Vaikse ookeani prügikontinendiks. Charles on muutunud muretust seelikukütist tõsiseks meheks ja innukaks keskkonnakaitsjaks. Pärast oma isa keemiaettevõtte aktsiate müüki asutas Moore saadud tulu eest keskkonnaorganisatsiooni algalita Marine Research Foundation, AMRF, mis asus uurima Vaikse ookeani ökoloogilist seisundit. Charles Moore'i jaoks polnud lihtne. Tema teateid ja hoiatusi pikka aega lükati kõrvale ning tema uurimistööd ei võetud tõsiselt. Sellel olid mõjuvad põhjused. Okeanograaf kutsus üles valitsusi üle maailma vähendama plasti tootmist ja tarbimist ning eraldama märkimisväärseid vahendeid selle taaskasutamiseks. Ja tema taotlus ei hõlmanud mitte lihtsalt väikest, vaid märkimisväärset rahasummat. Kui Charlesil õnnestus siiski saavutada kõige olulisema, raputada ülemaailmse keskkonnakaitsjate kogukonda ja juhtida tähelepanu maailmamere plastreostusele. Samal ajal ta mõistis, nagu ei keegi teine, ookeaniga juhtunu ohtlikkust ja ka seda, et see kujutab ohtu elule kogu meie planeedil. Ja Charles astus esimese sammu, see tähendab, paljastas probleemi. Aga kuidas see avastus igaühte meist mõjutab? Mida edasi teha? Kuidas vältida katastroofi arengut? Nendele küsimustele vastamiseks peame kõigepealt mõistma, kuidas globaalne ookeanimasin töötab ja kuidas me selle ära rikkusime. Ookeani funktsioonid. Ookean on ääretu maailm, mis köidab meie kujutlusvõimet ja teaduslikku uudishimu. Ookeani ökosüsteemid, nagu keerulised kellamehhanismid, säilitavad elu eksisteerimiseks maal vajaliku õrna tasakaalu. Ookean toimib meie planeedi loomuliku kliimaseadmena. See kogub soojust ja vabastab selle järk-järgult. On uskumatu, et vaid 10-meetrine ookeani veekiht suudab koguda rohkem soojust kui kogu maa atmosfäär. Ookeani soojusmahtuvus on ainulaadne omadus, mis pehmendab temperatuuri kõikumisi päeva ja öö vahel ning aastaaegade vahel, suvel ja talvel. Ookeani hoovused tsirkuleerivad ümber planeedi, kandes soojust ja toitaineid ekvatoriaalt polaarsetele laiuskraadidele ja vastupidi. See protsess pehmendab äärmuslikke temperatuure.
Ookeani temperatuurid mõjutavad loomade ja taimede elutsükleid nii ookeanis kui ka maismaal. Ookean mõjutab aktiivselt atmosfääri protsesse, aidates kaasa pilvede ja sademete tekkele. Iga päev aurustub selle pinnalt tohutul hulgal vett, mis seejärel kondenseerub pilvedeks ja naaseb vihma või lumena maa peale. See on oluline protsess, mis varub jõgedele, järvedele ja muldadele magedat vett. Mikroskoopilised vetikad, nagu fütoplankton, toodavad umbes 50% hapnikust, mida inimene sisse hingab. Iga teine hingetõmme on meile kingitus ookeani poolt. Ookean on koduks ka miljonitele elusorganismiliikidele, alates pisikestest mikroobidest kuni majesteetlike vaaladeni. Siin on säilinud sadu miljoneid aastaid eksisteerinud loomaliike. Ookean on koht, kus elu sai alguse ja meie planeedi tulevik sõltub ookeanist. Ookean on ühtne, omavahel seotud organism, mis hõlmab kõiki meie planeedi veevarusid. Kuid selgus, et see uskumatult keeruline elussüsteem on tõsiselt haigestunud. Ja selle põhjuseks on meie mõtlematu suhtumine plastikusse pärast selle kasutamist. Plastik ise on üsna vastupidav ja väga mugav materjal. Kuid plastireostus on mürk, mis saastab ookeani. Charles Moore oli esimene, kes mõistis selle katastroofi ulatust. Iga päevaga muutub meie ookean üha saastatumaks. Oleme üha lähemale hetkele, mil haigus võtab pöördumatuse iseloomu. Nagu ka haige inimese puhul, peaks esimeseks sammuks paranemise poole olema patsiendi haigusloo uurimine ja õige diagnoosi panemine. 2 aastat hiljem, pärast oma jahmatavat avastust korraldab Charles teist ekspeditsiooni, et uurida üksikasjalikumalt niinimetatud prügikontinenti. Selle ekspeditsiooni tulemused hämmastasid teadusringkondi. 1999. aastal sellest sai tõeline avastus, sest pärast proovide analüüsimist mõistsime, et pinnavetes oli massi järgi 6 korda rohkem plasti kui zooplanktoni, mis on selle ökosüsteemi peamine toiduallikas. Asjaolu, et plast ookeanis on kaalu poolest ületanud elusorganisme, on teinud palju inimesi ärevaks. Great Pacific Garbage Patch on tegelikult planeedi suurim prügimägi, mis on kiiresti kasvanud alates umbes 1950. aastatest. Ookeani prügimägi ulatub Põhja-Ameerika läänerannikust Jaapanini. Selle pindala varieerub ja on ligikaudu 1,6 miljonit ruutkilomeetrit. Prügilaik sisaldab vähemalt 80 000 tonni prügi. Ja see on vaid jäämäe tipp. Umbes 70% plastikust jõuab ookeani põhja, just seal saab peituda märkimisväärne kogus jäätmeid. Keegi ei tea, kui palju prügi suur Vaikse ookeani prügilaik tegelikult sisaldab. Vaikse ookeani põhjaosa subtroopiline veekeeris on teadlaste uurimise jaoks liiga suur. Mõõtmised on näidanud, et suur prügilaik kasvab katastroofilise kiirusega. Aastatel 2015 kuni 2022 temas kasvas plastiku keskmine osakaal 5-kordselt. Samal ajal suurenes väikeste plastiosakeste arv 10 korda. Algalita mereuuringute fondi USA teadusdirektor Markus Eriksen ütles, alguses inimesed eeldasid, et see on plastijäätmete saar, millel saab peaaegu et kõndida. See ettekujutus aga on ebatäpne. Laigu konsistents on väga sarnane plastikust supiga. Suurest prügilaigust on saamas planeedi 7. kontinent. Kuid ta pole ainus. Praeguseks teadlased loendasid 5 suurt prügikogumit, 2 Atlandi ookeanis ja 2 Vaikses ookeanis ning 1 India ookeanis. Ookeanides hulbib miljoneid tonne plastikut ja muud prügi. Uuringute kohaselt on kuni 80% nendes kohtades leiduvast prügist plastijäätmed. Prügisaared kasvavad katastroofilise kiirusega. Kui me koos ringi vaatame, avastame järgmist, 8 asja 10 meie ümber on tehtud plastikust. Magame plastiktäidisega patjadel, peseme hambaid plastikust hambaharjadega ja joome plastpudelitest. Te vaatate seda filmi plastteleri, sülearvuti või telefoni ekraanilt. Meie kaasaegset elu ilma selle materjalita on lihtsalt võimatu ette kujutada. Maailm meie ümber on muutunud plastikuliseks.
Plastikust on saanud tänapäeva üks peamisi inimkonna ees seisvaid probleeme. Otsustasime, et kuna plastireostust eiratakse, võtame initsiatiivi üle ja hakkame looma seda, mida hiljem hakati nimetama suureks plastivastaseks ärkamiseks. Ärkamine arusaamise suhtes, et see materjal on meie igapäevaelus ilmselt kõige levinum. Mulle meeldib öelda, et peale magamist me kulutame kõige rohkem aega plastpakendite avamisele, sest läheb liiga palju aega lihtsalt selleks, et vabastada asju plastikupakendist, mis katab sõna otseses mõttes kõike. Millised on siis need kohutavad tagajärjed plastijäätmete kontrollimatul maailma ookeani vetesse viskamisel? Ja põhiprobleem on see, et plastik, erinevalt teistest ainetest, ei lagune. See jääb keskkonda. See läbi tavalist biolagunemistsüklit. Lõppude lõpuks seda leiutati, et loodusliku lagunemise alistada. Seega, ületades looduslikku lagunemist, sellest on saanud meie keskkonna püsivaks osaks. Nii et nüüd on meil üldine ettekujutus sellest, mis on prügikontinent. Selle pindala on tõesti tohutu ja kasvab pidevalt. Aga mis toimub selle haiguse koldes? Võib-olla hõljub plast lihtsalt ühes kohas ja vajub tasapisi ookeani sügavusse, kus ta tohutu surve all laguneb. Äkki pole selles midagi halba? Mida me oleme tänaseks välja selgitanud? Plasti lagunemine mikro- ja nanoosakesteks. Plastik on praegu üks peamisi mereelustiku surmapõhjusi ja seda tuleb uurida kui tapjat. Ta on kiskja, kes tapab, kuid ei söö kunagi. Pealegi, ta ise on muutunud tarbimisobjektiks, ta küll täidab kõhtu, kuid ei anna mingit toiteväärtust. Tal on tume, kurjakuulutav külg, ta tapab olles ära söödud ja ka hiljem jätkab ta tapmist. Ta reostab ja ummistab maod, tehes seda kõike üha suuremas mahus. Ja seda vaid mikroplasti tasemel. Maailmas toodetakse igal aastal üle 400 miljoni tonni plastijäätmeid ja 2040. aastaks peaks see arv kolmekordistuma. Igal aastal satub maailmamerre umbes 11 miljonit tonni plasti, mis võrdub sellega, kui iga minuti jooksul visatakse meie ookeani rohkem kui üks prügiauto plastikut. Praegu on meie ookeanides umbes kasvada miljonit tonni plasti. Uuringud näitavad, et 2050. aastaks ületab ookeanis olev plasti kogus tõenäoliselt kõikide kalade arvu. Plasti lagunemiseks kulub 500 kuni 1000 aastat. Keskkonnakaitseagentuur on öelnud, et peaaegu 100% kõigist inimeste loodud plastist on endiselt alles. See prügi ei kao, vaid koguneb. See on nagu prügikast õues, kuhu viime ainult prügi välja, aga keegi ei korja ega vii seda ära, mis sellest prügikastist kuu aja pärast saab. Veesambas olevad plastijäätmed jäävad ookeani hoovuste kätte, kanduvad ookeani keskosadesse ja moodustavad terveid saari. Siit leiate kalavõrke, ühekordseid pudeleid, pakendeid, tualettpottide istmekateid, nukke, liikluskoonuseid, jalgpalle, kummist parte ja isegi televiisoreid. Plastik ei lagune. Kuid lainete, soolase vee ja päikesevalguse mõjul laguneb see väikesteks osakesteks, mis on mõnikord isegi silmale nähtamatud. Need väikesed osakesed, mikro- ja nanoplast, säilitavad polümeerse struktuuri. Lagunemine toimub isegi kuni molekulaarse tasemeni. Mikroplasti kogus, kui palju seda on? Mikroplasti osakesed sarnanevad keeruka mosaiigiga. Need on moodustunud erinevat tüüpi plastidest ja keemilistest lisanditest, mis muutuvad sõltuvalt lagunemisastmest ja keskkonnamõjust. Seetõttu ei saa keskkonnas leiduvat mikroplasti pidada millekski fikseerituks ja muutumatuks. Selle uurimine on tõeline mõistatus.
Vaatamata sellele, et mikroplasti täpse koguse ookeanides selle tuvastamise tehniliste raskuste tõttu pole teada, saame selle ohu ulatuse mõistmiseks teha teoreetilisi arvutusi. Arvestades, et praegu on ookeanides umbes 200 miljonit tonni plastijäätmeid, saame läbi viia mõttelise eksperimendi. Kui jagada kogu ookeanides leiduv plast 50 nanomeetri suurusteks osakesteks, võttes arvesse nende tihedust ja maailmamere mahtu, saame tõeliselt hirmuäratava arvu. Igas ookeanivee liitris sisalduks 286 miljonit selliseid mikroosakesi. Tegelikkuses ei ole kogu plast veel mikro- ja nanoplasti kujul, kuid me mõistame, et varem või hiljem laguneb kogu see plast paratamatult lugematuteks nanoosakesteks. Juba praegu teadlased avastavad mikroplastiosakesi igast ookeanivee tilgast. Samal ajal on ookeanis eksisteerivad plasti suurenenud kontsentratsiooniga tsoone. Enamik ülemaailmseid teadusuuringuid, mis kirjeldavad mere plastireostuse ulatust ja mahtu, on piirdunud ookeani pinnakihiga. Uuringud näitavad, et maailmamere pinnal hõljub umbes 358 triljonit mikroplastiosakest. Siiski on üha rohkem tõendeid selle kohta, et sügavamates vetes ja merepõhja setetes on tohutult triljoneid mikroplastiosakesi. Kergem plastik hõljub pinnal, tihedam plastik või elustikuga asustatud plast aga vajub merepõhja. Hinnanguliselt on umbes 50% linnast pärit olmejäätmete plastist on suurema tihedusega kui merevesi, mistõttu see vajub kergesti põhja ja kandub süvamere hoovuste poolt, kuhjudes nõgudesse ja lohkudesse. Mikroplasti on leitud isegi ookeani sügavaimast kohast, Mariani süvikupõhjast. Tegelikult ei ole mikroplastijäätmete peamine kogunemiskoht mitte ookeani pind, vaid süvamerepõhi. Selle tulemusena kogu ookeani põhi järk-järgult kattub plastikust tekiga. Seejuures andmed mikroplastist põhjustatud ookeanireostuse kohta on aga alahinnatud ja tegelikult on asjad palju hullemad. Kõigil pole juurdepääsu väga keerukatele ja kallitele proovivõtuseadmetele ja vahenditele, selgitab Melanie Bergmann, Saksamaa Alfred Wegeneri instituudi bioloog. Ta hindab, et standardsete proovivõtumeetoditega võib kuni 90% meres leiduvast mikroplastist jääda tuvastamata, kuna need on tuvastamiseks liiga väikesed. Suurima kontsentratsiooniga plasti leidub prügialadel. Need ookeaniprügilad on omamoodi tehased, kus toimub pidev mikroplasti moodustumise protsess. Nii nagu viirus levib vere kaudu üle kogu keha, levib ka mikroplast ookeani hoovuste kaudu kogu maailma ookeanidesse. Kuna ookeanivõrud on olemas kõigis maailma ookeanides, toimub mikroplasti kogunemine globaalses mastaabis. Ja isegi selline mahajäetud koht nagu Arktika pole erand. Jääsüdamike uuringud on näidanud, et Põhja-Jäämere mikroplastireostuse tase on 2 suurusjärku ehk 100 korda kõrgem kui Vaikse ookeani veekeerises. Lisaks 2 reostuskihile, pinnapealsele ja põhjalisele, suureneb mikroplasti kontsentratsioon oluliselt veel ühes piirkonnas, termokliinis. See on veekiht, kus toimub järsk temperatuuri muutus ning suure tihedusgradiendi tõttu jäävad mikro- ja nanoplasti osakesed nendesse kihtidesse kinni ja jäävad sinna pikaks ajaks. Kujutage endale ette ookeani kui kihilise koogi, igal kihil on oma ainulaadne temperatuur ja tihedus ning mikroplast on nende kihtide piiridel lõksus. Lisaks võivad mikroplasti ookeanis transportida elusolendid, kes seda alla neelavad, seedivad ja väljutavad. Nüüdseks on vaieldamatu, et mikroplastik on kõikjal. Seda leidub kõigis veekogudes, kuna meie planeedi ookeanid, jõed ja järved on omavahel seotud. Kuid mõned võivad vastu vaielda, olgu nii. Kuid mikroplast on nii väike, et ma ei pea selle pärast muretsema. Lõppude lõpuks ei näe ma seda vees, mida joon, ega oma salatis olevates tomatites, kuigi nende kasvatamiseks kasutati vett, mis on osa omavahel seotud ülemaailmsest veeringlusest. Võib-olla ta polegi nii ohtlik. Aga kas see on nii? Mikroplast on toksiinide ja bakterite allikas.
Päikese ja lainete mõjul laguneb plast väiksemateks osakesteks ning värvaineid, plastifikaatoreid ja muid kemikaale nendest uhub välja ookeanivette. Paljud neist on mürgised. See muudab ookeanivee mürgiseks supiks. Selles supis toimub pidevalt plasti lagunemise protsess mikro- ja nanoplastiks ning ookean muutub üha mürgisemaks. Uuringud on näidanud, et nanoplastid on toksilisemad kui mikroplastid, kuna neil on suurem võime nagu käsnal adsorbeerida veest ja õhust saasteaineid. Plastjäätmete pinda asustavad kahjulikud vetikad, bakterite ja seente kolooniad, kus need kiiresti paljunevad. Plastikust saared on patogeensete mikroorganismide allikas, mis võib inimestel ja loomadel põhjustada ohtlikke haigusi. Lisaks võib plastjäätmetest saada sild, mille kaudu rannikuorganismid avaookeani sisenevad, rikkudes ökosüsteemide habrast tasakaalu. Seega muutuvad need prügisaared ohtlike bakterite kasvukohaks, mis ohustavad kõiki elusolendeid. Mikroplastid tapavad elusorganisme. Plastil on tõsine mõju mere ökosüsteemidele. Igal aastal sureb plastireostuse tõttu üle 1 miljoni merelindu ja 100 000 merelooma. 100% merikilpkonna poegadest on kõhus plastik. Kui korallid puutuvad kokku plastikuga, suureneb tõenäosus, et korallid haigestuvad 4% 89%. See on katastroof, sest korallid on koduks veerandile mereelustikust. Suur väljasuremiskatastroof, mida praegu läbi elame, on nagu väljasuremine, mis hävitas ära dinosaurused ja taas hävitab elu planeedilt. Selles on oma tõde. Elu on tõepoolest hävimas. Usun, et ookeanielu sureb just praegu plasti tõttu. Ja maismaal kliimamuutuste ja ka plasti tõttu. Mikroplast on nii väike, et plankton neelab seda alla. Ja plankton on toiduahela alus. Paljud mereelustiku liigid toituvad sellest. Need, kes planktonit ei söö, söövad neid, kes on planktonit juba ära söönud. Seega satub mikroplast toiduahelasse. Mida suurem on kala, seda rohkem ta sisaldab mikroplasti. Uuringu kohaselt on suurim loom, kes maal kunagi elanud, ka suurim mikroplasti tarbija. Iga vaal sööb päevas kuni 43,6 kilogrammi plastikut. Pealegi ei saa vaalad plastikut otse veest, 99% mikroplastist satub loomade kehasse toiduga. See tähendab, et see aine on juba saagi sees, mida vaalad tarbivad. Väärib märkimist, et väiksema suurusega mikroplastidel on organismidele kõige ohtlikum mõju rakutasandil. Nanosuuruses plastik läbib rakumembraane ega eritu organismist, kuna jääb rakkude sisse. Veelgi enam, mikro- ja nanoplastid kahjustavad DNA tuuma sees. Plastiosakesed ise sisaldavad mürgiseid aineid, lisaks on nad endasse imenud mereveest orgaanilisi saasteaineid ning lisaks on need juba koduks bakterikolooniatele. Ja lõpuks jõuab see kõik koos mereandidega inimkehasse. Nii et tegelikult ei söö me mitte ainult oma prügi, me sööme toksiinide, bakterite ja seentega rikastatud prügi. Lisaks satuvad mikro- ja nanoplastid meie kehasse koos teiste toiduainete, joogivee, õhu ja meretuulega. Nüüd teame, et mikroplastist saab nanoplast. See satub õhku, vette, toidusse ja isegi köögiviljadesse. Ja kui algselt arvati, et see on suur probleem ainult mereloomade jaoks, siis nüüd on ilmne, et see on ka iga inimese probleem kõigi ökosüsteemide ja elupaikade jaoks. Seega, nüüd teame, et plast põhjustab haigusi. Plast lühendab teie eluiga. Mikro- ja nanoplastid kogunevad vereringesse ja jaotuvad erinevatesse inimorganitesse. Mikroskoopilisi plastiosakesi on juba leitud verest, ajust, südamest, kopsudest, rinnapiimast, platsentast ning viimati peenistest, munanditest ja inimese spermaproovidest. Plastikust eralduvad mürgised ained rikuvad endokriinsüsteemi.
See toob kaasa tõsiseid tagajärgi, viljatusest ja hormonaalsest tasakaalustamatusest kuni vähini, sealhulgas rinna, munasarja ja eesnäärmevähi suurenenud riskini. Plastis sisalduvad keemilised lisandid avaldavad negatiivset mõju ka südame-veresoonkonnale ja suurendavad ateroskleroosi riski. Ajusse tungides suurendavad plasti mikro- ja nanoosakesed neurodegeneratiivsete häirete, nagu Alzheimeri ja Parkinsoni tõve, tõenäosust. Plastosakeste sissehingamine võib põhjustada astmat ja isegi kopsuvähki. Vesiniksidemed on peamine sidumisjõud, mis korraldab ainet kõrgelt organiseeritud struktuurideks. Nagu uuringud näitavad, et nanoplasti juuresolekul toimub valgumolekulite deformeerumine tugevate vesiniksidemete moodustumise tõttu nanoplasti ja valkude vahel. Kuid kõik elusorganismid koosnevad valkudest. Sellisel deformatsioonil võivad olla tõsised bioloogilised tagajärjed, mis võivad mõjutada rakkude, kudede ja elundite toimimist. See ohustab kogu elusa olemasolu planeedil. Nagu näeme, osutus prügikontinendi probleem, kus plast laguneb mikroosakesteks ja levib kogu planeedi vetes palju laiemaks. Esimene peamine järeldus on see, et mikro- ja nanoplasti probleem puudutab kõiki inimesi ja kõiki elusolendeid sellel planeedil. Tahame märkida, et nanoplast on veelgi ohtlikum kui viirused, sest kui viirused tungivad vaid rakkudesse, siis nanoplast läheb veel kaugemale ehk mõjutab valgumolekule. Ja kuna kõik elus siin maal on ehitatud valkudest, on nanoplast otsene oht elule maal. Pealegi on see isegi võimeline mõjutama geneetilise informatsiooni kandjat, DNA'd, mis võib tõenäoliselt kaasa tuua katkestusi selle ahelates ja geneetilisi mutatsioone. Seega puudutab plastiku probleem juba kindlasti igaüht meist. Kuid see pole veel kõik, sest üllataval kombel kasvab plastijäätmete hulk ookeanis kiiresti, nagu ka loodusõnnetuste arv ja nende tõsidus. Ja siit tekibki küsimus, kas iga veetilga sisse tunginud mikro- ja nanoplasti ja kliimaga toimuva vahel on seos? Või äkki pole siin mingit seost ja ilm taastub peagi normaalseks? Aga enne kui neile küsimustele vastame, vaatame, mis toimub kliimaga. Ookeani soojenemine. UNESCO 2024. aasta ookeani seisundikohane aruanne maalib murettekitava pildi. Ookeanide soojenemise kiirus on 20 aastaga kahekordistunud ja ookeanide soojussisaldus on saavutanud kõrgeima taseme. Uuring näitab, et kuigi ookeanid soojenesid aastatel 1955 kuni 1986 aastani stabiilselt, on soojenemine viimastel aastakümnetel märkimisväärselt kiirenenud. 2023. aastal on registreeritud ajaloo ookeanipinna temperatuuride absoluutne rekord ja 2024. aastal see trend jätkus. Ookeani pinnatemperatuur on püsinud rekordiliselt kõrgel 15 kuud järjest. Esimest korda ajaloos tõusis planeedi aastane keskmine temperatuur 1,5 kraadi Celsiuse järgi võrra kõrgemale võrreldes tööstusajastu eelse tasemega. Kuid just see näitaja on ekspertide hinnangul kriitiline piir, mille järel inimkonda ootavad ulatuslikud klimaatilised vapustused. Seda kasvu oodati 21. sajandi keskpaigaks, kuid tegelikult oleme selle juba ületanud. ÜRO hinnangul eeldatakse, et see trend jätkub ja globaalne temperatuur tõuseb sel sajandil ligi 3 kraadi Celsiuse järgi. Sydney Tehnikaülikooli UTS rakendusfüüsika emeriitprofessor Geoff Smith ütles, et 70 aastat kogutud andmed näitavad ookeanide temperatuuride ja ookeanidesse salvestatud energia koguhulga kiiret kasvu. Praegused teaduslikud mudelid, arvestades kasvuhoonegaaside jätkuvat suurenemist atmosfääris, ei ennusta sellist ähvardavat kiirendust, ütles professor Smith. Samal ajal on viimase 60 aasta jooksul suures sügavuses ookeanid soojenenud 15 korda kiiremini kui viimase 10 000 aasta jooksul. See tähendab, et globaalse soojenemise protsessid ei piirdu ainult ülemiste veekihtidega, vaid mõjutavad ka ookeani sügavamaid kihte, kuhu päikesekiired ei tungi.
Vee soojendamine sellisel sügavusel nõuab tohutult energiat, mis näitab probleemi ulatust. Teadlaste hinnangul ookeani soojenemiseks vajalik energia hulk praegusel kiirusel võrdne kogusega, mis vabaneb 7 Hiroshimale heidetud aatomipommi plahvatamisega igal sekundil aasta jooksul. Need on kolossaalsed arvud, mis tõstatavad küsimuse, kust tuleb nii palju energiat. Koos temperatuuride tõusuga tõusevad ka ookeaniveed pidevalt, ähvardades enda alla haarata terved rannajooned. Rohkem kui 2 sajandi jooksul on maailmamere tase tõusnud 21 sentimentaalne võrra ja viimase 30 aasta jooksul 10,1 sentimeetri võrra kõrgemale, kiiremini kui varasematel aastatel, ning tõus jätkub. Kui trend jätkub, saavad miljonitest inimestest pagulased, kes on sunnitud oma kodudest lahkuma ja otsima varjupaika merest kaugemal. Samuti on ookean alates 1960. aastatest kaotanud 2% hapnikust vee temperatuuri tõusu ja selles sisalduvate saasteainete, sealhulgas tööstus, olme- ja põllumajandusjäätmete tõttu. Rannikulähedased elusad liigid lämbuvad hapnikutaseme languse tõttu. On tuvastatud umbes 700 surnud tsooni, kus meretaimestik ega loomastik peaaegu puudub. Ookeani soojenemine põhjustab sagedasemaid ja tõsisemaid äärmuslikke ilmastikunähtusi, selliseid nagu üleujutused, taifuunid ja äärmuslikud vihmasajud. Kõik see ohustab planeedi ökosüsteeme ja miljardite inimeste elusid. Iga aastaga see protsess kiireneb ja muutused saavad üha rohkem märgatavamateks. Loodusõnnetuste ebanormaalne sagenemine. Ookean, mis aastaid täitis loodusliku kliimaregulaatori rolli, on nüüd ise muutumas hävitavate nähtuste allikaks. Ebatavalised vihmasajud ja üleujutused. Ookeani soojenemine suurendab aurustumist, küllastades atmosfääri niiskusega, mis seejärel muutub intensiivseteks sademeteks. Ja siin on see, kuidas on ebanormaalsete sademete hulk Euroopas alates 2000. aastast muutunud. Sademete rekordid saavutavad uue taseme. Ühe päevaga maha sadanud kuu jagu vihma ei üllata enam kedagi. Iga-aastane sademete hulk mõne päeva või isegi tunni jooksul on uus reaalsus. Iraanis sadas 3 päevaga maha peaaegu 4 aasta normi vihma. Omaan sai vaid 1 päevaga sama palju vihma kui 2 aasta jooksul. Ja Araabia Ühendemiraatides sadas sama perioodi jooksul 5 aasta normi sademeid. Selliste sademete juures on võimatu vältida laastavat katastroofilist üleujutust. Kahjuks selliseks ilmekaks näiteks sai Hispaanias toimunud hukatuslik üleujutus. Valencia piirkonnas sadas vaid 8 tunniga maha üleaastase normivihma. Selle tulemuseks olid laastavad üleujutused, milles hukkus rohkem kui 220 inimest ja mis muutsid linnatänavad muda, lagunenud autode ja rusu pudruks. Alates aprilli lõpust on Lõuna-Brasiiliat tabanud enneolematud üleujutused. Katastroofis hukkus 181 inimest. Üle poole miljoni jäi kodutuks. Üleujutused on nõudnud sadu inimelusid Afganistani põhjapoolsetes provintsides. Mässavad vee- ja mudajõed laastasid asustatud alasid. Üleujutusi põhjustasid pärast pikka põuaperioodi tekkinud lakkamatu vihmasadu. 2024. aasta kevadised üleujutused Venemaal muutusid tõeliseks katastroofiks. Kannatada said 39 riigi piirkonda. Kõige keerulisem olukord oli välja kujunenud Orenburgi piirkonnas. Sellist üleujutust pole kogu vaatluste ajaloo jooksul piirkonnas kunagi olnud. Kasahstan sattus silmitsi viimase 80 aasta suurimate üleujutustega. Riigi 17 piirkonnast 10 said kahjustada. Umbes 100 000 inimest evakueeriti. Üleujutuste statistika. Kui 1970. aastatel oli 10 aasta jooksul vaid 260 tõsist üleujutust, siis perioodil 2014 kuni 2023 kasvas üleujutuste arv 1700-ni ehk 6,5 korda rohkem. Euroopas on äärmuslikud sademed viimase 5 aasta jooksul muutunud 44 korda sagedamaks kui 2000. aastatel. 2024. aastal hakkas kataklüsmide vaheline aeg veelgi lühenema ja nende jõud kasvas nii palju, et inimestel polnud enam aega eelmisest katastroofist toibuda, kuna nad leidsid end taas hävitava elemendi epitsentrist ning tagajärjed majandusele ja infrastruktuurile venisid kuude või isegi aastate pikkuseks.
Lumesajud. Lumesajud purustavad ka kõiki ajaloolisi rekordeid. Möödunud talvel katsid massilised lumesajud Euroopa riike, USA'd, Kanadat, Venemaad, Kasahstani, Hiinat, Türgit, Jaapanit ja paljusid teisi piirkondi. Üle 90% Mongoolia territooriumist oli lumega kaetud, kohati hangete sügavus ületas 1 meetrit. Loomakasvatuspiirkondadele oli tekitatud katastroofiline kahju, umbes 4 miljonit veist suri nälga ja kurnatuse tõttu. Temperatuuride anomaaliad. 2024. aastal kogesid ja jätkuvalt kogevad rekordilisi kuumalaineid peaaegu kõik maailma riigid. Tšehhis Prahas, kus keskmine märtsikuu maksimumtemperatuur ei ületa tavaliselt 9 kraadi, 15. märtsil oli registreeritud esimest korda 249 vaatlusaasta jooksul uus maksimumtemperatuuri rekord pluss 18,6 kraadi Celsiuse järgi. Aprill tõi Euroopasse ka enneolematu temperatuurikaose. Vaid 10 päevaga olid purustatud kuumarekordid 128 riigis üle maailma. Enamikus Euroopa riikides aprillis oli kõrgem temperatuur kui tavaliselt kesksuvel. Samal ajal täheldati üht kõige dramaatilisemat temperatuurimuutust jälgimise ajaloos. Sloveenias järsult vaid 1 ööpäevaga jahenes ilm enam kui 26 kraadi võrra Celsiuse järgi. Indias ulatusid aprilli maksimumtemperatuurid pluss 46 kraadini. Normaga pluss 35 kraadi Celsiuse järgi. Inimesed ei talu sellist kuumakoormust. Pärast seda, kui politseiametnikud hakkasid tänaval töötades teadvust kaotama, võeti nende varustusse konditsioneeriga kiivrid. Saudi Araabias Mekkas ei langenud temperatuur juunis mitu päeva järjest alla 40+ kraadi. Äärmuslik kuumus langes kokku hadži ajaga, kus vaid 1 päeva jooksul, 16. juunil, sai kuumarabanduse üle 2700 palveränduri. Inimesed kukkusid väljakannatamatu kuumuse tõttu otse tänavatel. On mõeldamatu, kuid hukkus vähemalt 1300 inimest. Tornaadod ja mikropursked. Kõrgenenud õhutemperatuur ja õhuniiskus loovad tingimusi võimsamate tormide tekkeks, mille tulemusena tekivad sageli ka tornaadod. Viimastel aastakümnetel on tornaadode keskmine aastane arv Euroopas kasvanud 18-kordselt ja nad muutusid palju võimsamaks. 28. septembril läbis Moskva oblastit hävitav tornaado. Sellise võimsusega tornaado sügisel parasvöötme laiuskraadidel on täiesti anomaalne nähtus. Viimastel aastatel atmosfääri mikroplahvatusi on hakanud toimuma murettekitava sagedusega. Maapinnale sattudes põhjustab allapoole suunatud õhuvool horisontaalseid tuuleile, mis võivad ulatuda 130 kilomeetrini tunnis. See on nagu umbes 5 kilomeetri raadiusega tohutu ämbritäis vett kallata maha otse taevast. Need võivad olla väga paiksed, nagu juhtus Brasiilias. Siin hävis spordiväljak ja järele ei jäänud peaaegu midagi, ainult praht ja rusu, nagu oleks seal toimunud plahvatus. Kuid lähedal asuvad hooned jäid puutumata, isegi haprad päikesepaneelid ei saanud kahjustada. Väärib märkimist, et mikroplahvatusi ei allu etteennustusele. See muudab neid veelgi ohtlikumaks. Orkaanid ja tormid. Orkaanid on hakanud maabuma piirkondadesse, mida varem peeti turvalisteks. Kogu vaatluste ajaloo jooksul on Mehhiko rannikut Acapulco linnapiirkonnas tabanud vaid 3 orkaani. Ja 2 neist on aasta jooksul, orkaan Otis 2023. aasta oktoobris ja orkaan John 2024. aasta septembris, millest sai Mehhiko elanike jaoks tõeliseks õudusunenäoks. Olles praktiliselt hajunud ja lahkunud ookeani, ta tugevnes järsku uuesti ja ründas riiki veelgi suurema jõuga. Taifuun Yagi tõi Vietnami tohutul hulgal vihma, tappes vähemalt 300 inimest ja vigastades veel sadu. Troopilisest orkaanist Helene on saanud rekordiliselt võimsaim orkaan jälgimise ajaloo algusest. Surmavad elemendid on 6 osariigis nõudnud vähemalt 230 inimese elu. USA majandus sai samas kahju ligikaudu $250 miljardi ulatuses. Vähem kui 2 nädalat hiljem tabas Florida osariiki teine võimas orkaan Milton.
Tal kulus veidi üle 12 tunni, et jõuda esimesest kategooriast kõrgeima, 5. kategooriani. Filipiine on tabanud enneolematu looduskatastroofide jada. Vähem kui kuu aja jooksul on riiki tabanud 6 taifuuni, neist 4 vaid 10 päevaga. Katastroofid nõudsid vähemalt 171 inimese elu ja põhjustas riigi majandusele olulist kahju. Taifuunid mõjutasid 9 miljonit inimest. Samuti suureneb tormide intensiivsus ja sagedus. Alates 12. septembrist on Kesk- ja Ida-Euroopa riike tabanud üle mitme aastakümne võimsaim torm Boris. Hukkus 26 inimest ja EL-i majandus kandis miljardite dollarite ulatuses kahju. Muidugi oleme andnud vaid väikese osa sellest, mis praegu kliimaga toimub. Nende kõrvalekallete loetelu võib jätkata väga pikalt. Kuid isegi meie öeldu põhjal saab selgeks, et kliimaolukord on sõna otseses mõttes välja kuulutamata sõda inimkonna vastu. Meile antakse löök löögi järel. Ja kui reaalsetes sõjalistes tegevustes suudavad vastased kokkuleppele jõuda ja relvad maha panna, siis kliimaga kokkuleppele te ei saa. Ja ometi saame ja peame teda alistama. Sellest räägime veidi hiljem. Vahepeal peame mõistma, miks see kõik toimub. Miks ookean soojeneb? Hüpotees. Peamised tunnustatud tegurid, mis mõjutavad ookeanide soojenemist, on kasvuhoonegaasid, nagu CO2. Need gaasid aitavad säilitada soojust atmosfääris ja soojendavad ülemisi veekihte. Siiski on ka muid tegureid, mis võivad samuti olulist rolli mängida. Vaatame 2 graafikut. Graafik plastide kontsentratsiooni suurenemise kohta ookeanides viimastel aastakümnetel. Näeme, et plasti hulk ookeanis on alates 20. sajandi keskpaigast kiiresti kasvanud, mis langeb kokku tööstuse kiirenenud arengu ja plastiktoodete masstootmise perioodiga. Ookeani temperatuuri tõusu graafik samal perioodil. See graafik näitab paralleelset ookeanipinna keskmise temperatuuri tõusu, mida on samuti täheldatud alates 20. sajandi keskpaigast. Võrreldes neid 2 graafikut, näeme teatavat korrelatsiooni plasti kontsentratsiooni suurenemise ookeanides ja nende temperatuuri tõusu vahel. See viitab sellele, et plastireostus võib olla ookeanivee soojenemisel oluline, kuid alahinnatud tegur. Vaatame lähemalt, kuidas plast võib mõjutada ookeani funktsioone, vee soojusjuhtivust ja soojusmahtuvust ning kuidas need protsessid võivad selle soojenemisele kaasa aidata. Selleks süveneme veidi vee struktuuri ja omadustesse. Vee ainulaadsed omadused. Vesi on üks ainulaadsemaid ja salapärasemaid aineid maal. Mis aine on lihtsa keemilise valemi H2O taga ja miks on sellel ainulaadne struktuur ja mitte vähem ainulaadsed omadused? Esiteks, veemolekul sarnaste 3-aatomiliste molekulide seas on väikseim. See on üllatavalt harmooniline ja sobib kuldse lõigu proportsioonidesse. Veemolekulil on sümmeetriline V-tähekujuline vorm, kuna 2 väikest vesinikuaatomit asuvad suhteliselt suure hapnikuaatomi ühel küljel. See muudab veemolekuli väga erinevaks lineaarsetest molekulidest, milles kõik aatomid on paigutatud ahelasse. Normaaltingimustes moodustavad 3-aatomilised molekulid gaase ja veemolekulid vedelikke. Miks? Veemolekulid on omavahel seotud vesiniksidemetega, moodustades tugeva ja korrastatud struktuuri, nagu meeskond, mida hoiavad koos sõbralikud sidemed. Veemolekulidel on ka ainulaadne omadus ühineda klastriteks. Teisisõnu, vesi on keeruline vedelik, mis koosneb korduvatest rühmadest. Selle tulemusena on vee külmumis- ja keemispunktid teiste 3-aatomiliste ainetega võrreldes ebanormaalsed. Kui vesi järgis üldreegleid, peaks see külmuma temperatuuril umbes -100 kraadi Celsiuse järgi ja keematemperatuuril umbes +10 kraadi Celsiuse järgi.
Peaaegu kõik vee omadused ei allu teisi aineid reguleerivate füüsikaseaduste loogikale. Esimene eriline omadus, vee erisoojusmahutavus ja sulamissoojus on suurim, see tähendab, et vett on teiste ainetega võrreldes raskem külmutada ja jääd on raskem sulatada. Tänu sellele omadusele on maailma ookean maa kliima reguleerija. Ookeani vesi jahtub aeglasemalt kui õhk ja pinnas, võimaldades sellel päeval soojust säilitada ja öösel aeglaselt vabastada. Suvel neelab ookean liigset soojust ja vabastab seda järk-järgult talvel. Nii toimib ookean hiiglasliku termostaadina, pidurdades temperatuuri kõikumisi. Teine eriomadus, kui vee temperatuur muutub, muutuvad ka selle omadused. Vee minimaalne soojusmahtuvus saavutatakse temperatuuril 37 kraadi juures. Just see asjaolu on elusorganismide jaoks, millest 2/3 koosnevad veest, väga oluline. Inimeste ja soojavereliste loomade normaalne kehatemperatuur on 36–39 kraadi Celsiuse, mis on täpselt selles temperatuuri vahemikus. Sellel temperatuuril toimuvad kõige keerukamad biokeemilised metaboolsed reaktsioonid kõige tõhusamalt. Loodus on justkui ise taganud, et elusorganismid suudavad ilma palju energiat raiskamata oma soojust säilitada ja seeläbi oma arengut jätkata. Vee kolmas omadus. Kolmas vee omadus, enamiku ainete kuumutamisel muutub nende tihedus väiksemaks, molekulid näivad üksteisest lahku minevat ja jahutamisel suureneb nende tihedus, molekulid liiguvad üksteisele lähemale. Kuid veega toimuvad asjad veidi teisiti. Kui vesi jahutada 4 kraadini, siis selle tihedus tõepoolest suureneb, nagu ka enamiku teiste ainete puhul. Kuid siis, kui vett veelgi jahutada 4 kraadilt 0 kraadini, hakkab selle tihedus vähenema. Selgub, et vee suurim tihedus on temperatuuril 4 kraadi, mitte temperatuuril 0. Ja siit algab kõige põnevam. Kui vesi muutub jääks, väheneb selle tihedus kohe rohkem kui 9% võrra. See tähendab, et jääl on suurem maht kui vedelal veel. See on väga ebatavaline vee omadus. Kuna jää muutub veest kergemaks, siis see ei vaju põhja. Pinnale jäädes ta kaitseb vett ja kõiki selles olevaid elusolendeid täieliku külmumise eest. Kui vastupidi, vee tihedus külmumisel suureneks, vajuks jää põhja. Siis külmuks kogu vesi järvedes, jõgedes ja ookeanides täielikult, muutudes tahketeks jääkamakateks. See tooks kaasa surma kõigile elusolenditele. Vee ainulaadsed omadused on seotud molekulide vaheliste vesiniksitemete olemasoluga. See mängib selle füüsikalis-keemiliste omaduste määramisel võtmerolli. Muutused vee füüsikalistes omadustes võivad tõsiselt mõjutada maailmamere soojusbilanssi, selle võimet akumuleeruda ja soojust edasi anda. Nüüd on meil peaaegu kõik valmis, et mõista kliimaga toimuva põhjuseid. Seega teame, et ookean soojeneb muret tekitava kiirusega. Ja me teame, et lisaks pinnal hõljuvale prügilaigule tohutu hulk plastijutt risustab ookeani põhja. Samuti avastasime, et peaaegu iga piisk ookeanis sisaldab mikro- ja nanoplasti osakesi ning et vesi ise omab ainulaadseid omadusi. Nüüd on alles jäänud viimane samm, välja selgitada, kuidas need vee ainulaadsed omadused plastiosakeste mõjul muutuvad. Kui me selle välja mõtleme, siis saab meile selgeks ka ookeani ebanormaalse kuumenemise põhjus ja saab selgeks, mida teha tuleb. Mikro- ja nanoplasti mõju vee omadustele. Plastik on nafta derivaat. Ta ei lagune, vaid lõheneb mikro- ja nanoplasti osakesteks. Nanoplastilised osakesed on nii väikesed, et on väiksemad kui viirus. Sellised osakesed sattudes vette rikuvad selle korrapärastatud struktuuri, mis põhineb molekulide vahelistel vesiniksidemetel. Need sidemed määravad kindlaks vee peamised omadused ja nende muutused mõjutavad selle füüsikalisi ja keemilisi omadusi.
Mõnede plastide nanoosakesed, nagu polüetüleentereftalaat, PET ja nailon, sisaldavad hapniku ja lämmastiku aatomeid. Need aatomid on võimelised moodustama vesiniksidemeid otse veemolekulidega. Selle tulemusena näivad sellised osakesed sobivat selle järjestatud struktuuriga, muutes organisatsiooni ja rikkudes põhiomadusi. Lisaks võivad nanoplastisosakesed saada elektriliselt laetud vesilahustes, kus esineb erinevaid aineid, samuti pH ja temperatuuri muutumisel. See toimub keemiliste muutuste tõttu nende pinnal, nagu oksüdatsioon ja joonide, nagu naatriumi ja kloori adsorptsiooni tõttu merevees. Laetud plastist nanoosakesed, mida ümbritsevad joonid, tõmbavad ligi veemolekule ja moodustavad enda ümber molekulidest mitmekihilise katte. Keemiakeeles nimetatakse seda hüdratatsiooniks ja karvkatet ennast hüdratatsioonikestaks. Ecole Polytechnicude Lausanne'i teadlased otsustasid välja selgitada, kui suur see joonide hüdratatsioonikiht on, ehk kui palju veemolekule joonile reageerib. Nad jõudsid üllatavate tulemusteni. Selgub, et üks joon võib mõjutada ligikaudu miljonit seda ümbritsevat veemolekuli. See efekt suureneb, kui osakesel on kõrge pinnalaeng ja kõrge adsorbeeritud joonide kontsentratsioon. Selle tulemusena võib üks nanoplasti osake muuta miljonite veemolekulide omadusi. Hüdratsioonikestas seotud molekulid on vähem liikuvad, mis vähendab nende panust vee summaarsesse soojusmahtuvusse. See tähendab, et sama välise küttega soojeneb selline vesi kiiremini ja jahutamisel jahtub see kiiremini võrreldes puhta veega. Lisaks põhjustab nanoplasti ümber olevate vesiniksidemete katkenud struktuur vee soojusjuhtivuse vähenemist. See tähendab, et nanoplasti lähedal asuv vesi võib selle väiksema soojusjuhtivusvõime tõttu olla kuumem. Seega suhtleb nanoplast aktiivselt mitte ainult vees leiduvate joonide ja lisanditega, vaid ka selle molekulidega, muutes vesiniksidemete struktuuri, mis määrab vee põhiomadused. Selle tulemusena muutub selle soojusmahtuvus ja soojusjuhtivus. See toob kaasa temperatuuri tõusu ja kogu ookeani kuumenemise. Oluline on märkida, et isegi väikesed nanoplasti kogused võivad vee omadusi dramaatiliselt mõjutada. See nõuab nanoplasti kontsentratsioonide edasist uurimist ja hindamist erinevates veekeskkondades, et täielikult mõista selle mõju. Nanoplastilised osakesed ookeanis on nagu tõrvatilk meepotis. Mikro- ja nanoplasti kanduvad hoovused kogu ookeanis. Ujuvad osakesed jäävad pinnale, samas kui tihedam mikroplast või elustikuga saastunud vajub merepõhja. Ja meenutagem termokliinseid tsoone. Nendel veekihtidel on erinev temperatuur ja tihedus ning seega siia võib mikroplasti koguneda märkimisväärses koguses. Vaadakem seda visuaalselt mitmekorruselise hoone näitel. Kujutage ette 10-korruselist hoonet, mille 5. ja 10. korrusel asuvad termopistikud, mis häirivad normaalset soojuse hajumist. Selle asemel, et jaotada ühtlaselt, koguneb soojus neile korrustele ega pääse läbi katuse välja. Termokaamera näitab, et selle hoone sees on temperatuur oluliselt kõrgem kui sarnases ilma termopistikuteta hoones. Samamoodi häirivad nanoplastid veekeskkonnas looduslikke soojusvahetusmehhanisme. Seega põhjustab nanoplasti kontsentratsiooni suurendamine ookeanivetes looduslike soojusülekandemehhanismide häireid. See võib lõppkokkuvõttes edendada kogu ookeani soojenemisele, mis mõjutaks kogu planeedi kliimat. Kui vesi kuumeneb, kipub see liigset soojust eraldama. Kui vett kuumutatakse, hakkavad selle molekulid kiiremini liikuma, püüdeldes pinna poole. Mõju atmosfäärile. Üleliigse energia tõttu eralduvad mõned veemolekulid teistest molekulidest ja muutuvad auruks. Kujutage ette kuuma õhupalli, mis tõuseb aeglaselt taevasse. See õhupall on meie veeaur. Kõrguse kasvades õhutemperatuur langeb. Nendes tingimustes hakkab veeaur kondenseeruma, muutudes pisikesteks tilkadeks. Kuid veepiiskade tekkeks vajavad nad tuge mikroskoopilisi osakesi, mida nimetatakse kondensatsioonituumadeks. Need võivad olla tolmuosakesed, meresool või tahm.
Mida rohkem on kondensatsioonituumasid, seda kiiremini protsess kulgeb. Atmosfääris põrkuvad veeaur ja veepiisad ümbritsevas õhus esinevate elektriväljade ja atmosfääri staatilise pingega ning omandavad elektrilaengu. Laengud on äärmiselt olulised ja pilvede tekkimise protsessis on need praktiliselt kõik. Kui viibite halva ilma ja äikesetormide läheduses, teate, et mõnel pilvel on elektrilaenguid. Kuid ammu on avastatud, kuigi praegu seda eriti oluliseks või aktuaalseks ei peeta, et tegelikult on kõik pilved laetud. Nii et kui vaadata pilve, nagu see, mida ma praegu näen, tekib küsimus, kuidas need tekivad, mis seal toimub. Ja avastasime, et laengutel on võtmeroll. Laetud tilgad hakkavad üksteist ligi tõmbama nagu väikesed magnetid, mis kiirendab suurte tilkade tekeprotsessi. Need tilgad koos moodustavad pilvi ja sademeid, sealhulgas rahet. Kuid kui mikro- ja nanoplastiosakesed sekkuvad, võivad need häirida nende elektri- ja veeprotsesside õrna tasakaalu atmosfääris. Jääkristallide ja aerosooliosakeste, sealhulgas plasti koosmõju suurendab atmosfääri elektrostaatilist laengut. Veelgi enam, mikro- ja nanoplastiosakesed muutuvad veeauru kondenseerumise tõhusateks keskusteks. Nende laetud osakeste ümber toimub veepiiskade, jääkristallide ja rahe moodustumine kiiremini. Mida suurem on nanoosakeste pindala, seda suuremad on atmosfääris tekkivad rahekivid ja vihmapilved. Me juba näeme, et sellised nähtused muutuvad sagedasemaks ja hävitavamaks. Mikro- ja nanoplasti olemasolu võib mõjutada ookeani pinnalt aurustumise tihedust ja füüsikalisi omadusi, aeglustades selle tõusu. See on nagu kivike, mis on õhupallil nööri külge seotud. Selle tulemusena tekivad pilved madalamatel, tavaliselt alla 2 kilomeetri kõrgustel. Madalad pilved on sademete liikumisel ja jaotamisel vähem tõhusad. See põhjustab mõnedes piirkondades põuda ja teistes rohkeid sademeid. Paksemad pilved, nagu tekk, hoiavad atmosfääri soojust kinni ja takistavad selle hajumist kosmosesse. Temperatuuri tõus toob kaasa veelgi suurema aurustumise ookeani pindadest ja meredest. Ja mida rohkem niiskust on, seda soojemaks muutub atmosfäär. See on suletud ring. Ja väärib märkimist, et iga soojenemisastmega suureneb õhuniiskus ligikaudu 7 ja välgulöökide arv 12% võrra. See niiskus pärineb peamiselt ookeanidest, pakkudes tormide ajal lisavihma. Samal ajal kuivab piirkondades, kus vihma pole, pinnas kiiremini läbi, mis toob kaasa intensiivsema põuda, kuumalaineid ja metsatulekahjud. Kõrgendatud temperatuuride ja suurenenud veeaurusisalduse kombinatsioon atmosfääris muudab selle ebastabiilsemaks. See toob kaasa suurenenud konvektsiooni ja rohkem torme. Mõned neist, kõige tugevamad, arenevad äikesetormiks. Sellistes tingimustes suureneb tugevate äikesetormide oht. Kui äikesetormid hakkavad ühinema ja omavahel koosmõjuma, nagu troopiliste tormide puhul, võivad neist areneda võimsamad orkaanid. Kõik need tegurid suurendavad tormide, tugevate äikesetormide riski, eriti superrakulisi torme, mis põhjustavad rahet ja mõnel pool võivad soodsate tingimuste olemasoluga tekitada tornaadosid. Ookeani äärmuslik kuumenemine ning liigne elektri- ja soojusenergia atmosfääris põhjustavad kliimaolukorra halvenemist. Ebatavaline rahe, tugevad vihmasajud, võimsad tormid, orkaanid, välgud ja spraidid sagenevad muret tekitava jõuga. Kliimasündmused muutuvad üha hävitavamateks ja ohtlikumateks. Koostoime planeedi magnetväljaga. Ookeanid katavad umbes 70% maapinnast. Need ei ole lihtsalt hiiglaslikud veereservuaarid, vaid keerukas elektrisüsteem. Ta vastas mõjub planeedi magnetväljaga.
Magnetväli kaitseb maa pealispinda päikesetuule ja ohtliku kosmilise kiirguse eest. See toimib omamoodi kilbina, ilma selle olemasoluta oleks atmosfäär hävinud. Maa magnetväli luuakse sügaval planeedi sees, kus vedel välistuum liigub pidevalt ümber tahke sisemise tuuma, toimides hiiglasliku loodusliku generaatorina. Tuum genereerib selle välja ja seega interakteerub ookeanide ja atmosfääri elektriliste nähtustega. Tänu soolade sisaldusele võib merevesi juhtida elektrit, nagu meie majade juhtmed, seega ookean juhib elektrivoolu läbi. Kui aga ookeanid ja atmosfäär saastuvad kohtades, kus on kõrge plasti, eriti nanoplasti kontsentratsioon, muutuvad vee keemilised ja elektrilised omadused. Mida saastatum on vesi, seda rohkem kannatab atmosfäär. Kui saastunud vesi aurustub, ta võtab endaga kaasa metalle, mikroplaste ja muid aineid. Kujutage ette, et teil on peopesa suurune võimas magnet. Kuid kui asetate lähedale rauatükki, siis ta võtab osa magnetväljast endale, nõrgestades magneti üldist tugevust. Midagi sarnast juhtub atmosfääri ja hüdrosfääriga. See võib põhjustada lokaalseid kõrvalekaldeid magnetväljas ja seda tuleks uurida, eriti globaalsete kliimamuutuste perioodide ajal. Jah, me teame nüüd, et peamine ookeani kliimat mõjutav tegur on selle soojenemine ja mikroplast süvendab seda protsessi. On hädavajalik, et võtaksime lähitulevikus otsustavaid samme ookeani puhastamiseks, et päästa planeedi ja kogu sellel olevat elu. Tänapäeval valitseb juba ka kõrgemal tasemel arusaam, et läheneme kiiresti punktile, kus tagasiteed enam ei ole. Veekriis. 2024. aasta oktoobris avaldatud Ülemaailmse Veemajanduskomisjoni GCEW raport väidab, et esimest korda inimkonna ajaloos globaalne veeringe on häiritud. Kliimamuutused avaldavad veevarude kättesaadavusele üha tõsisemat mõju. Selle kümnendi lõpuks ületab nõudlus magevee järele pakkumise 40% võrra, kuna maailma veesüsteemid on enneolematu koormuspinge all. Umbes 70% maailma mageveest kasutatakse põllukultuuride niisutamiseks. Paljud niisutussüsteemid on aga ebaefektiivsed, mis põhjustab märkimisväärseid veekadusid. Temperatuuri tõus, muutuv sademete hulk ja sagedasemad äärmuslikud ilmastikunähtused ohustavad ülemaailmset toiduga kindlustatust. Ennustatakse, et järgmise 25 aasta jooksul kaob enam kui pool maailma toiduvarudest ja 3 miljardit inimest elab juba praegu veepuuduse tingimustes. See on tõesti väga murettekitav ja mõjutab lähitulevikus kogu maailma. Ookeani väärtus planeedi elu säilitamisel on selge ja maailmajuhid räägivad juba kiireloomuliste meetmete vajadusest. UNESCO 2024. aasta ookeani seisundi aruande eesmärk on teavitada poliitika kujundajaid ja juhtida meetmeid, et luua ookeani, mida vajame tuleviku jaoks, millist me tahame. ÜRO Peaassamblee president härra Francis ütles õigesti, et ookean on meie tugevaim liitlane võitluses kliimamuutustega. Seetõttu on meie ühine kohustus seada õige suund ja võtta endale kohustuse säästvalt hallata ookeani väärtuslikke ressursse, et tagada nende kättesaadavus ka järgmistele põlvkondadele. Ja teadlased teavad, et kui meil pole ookeani, siis ei ole meil taimi maismaal ja meil pole hapnikku ega võimet ellu jääda. ÜRO peasekretär Antonio Guterres rõhutas samuti kiireloomuliste meetmete vajadust, kutsudes valitsusi, ettevõtteid, investoreid, teadlasi ja kogukondi kokku tulema, et kaitsta meie ookeani. Rahvusvahelise avaliku liikumise Allatra president Marina Ovtsinova tegi COP29 kohtumisel võtmetähtsusega kõnet, kus ütles, et kliimakatastroofide arv kasvab enneolematult kiiresti ning märkis ka seda, et me ei teadvusta, kui palju aega on jäänud tagasipöördumatuse punktini. On selge, et ookeanide tervise säilitamine on meie planeedi tuleviku jaoks kriitilise tähtsusega. Nagu näeme, on olemas arusaam praeguse olukorra kriitilisusest. Ookeani puhastamise kohta räägitakse palju suuri sõnu, kuid milliseid konkreetseid samme astutakse praegu meie planeedi tervendamiseks, mida on tabanud ohtlik viirus?
praegu saame öelda vaid seda, et patsient on rohkem surnud kui elus ja on vaid aja küsimus, millal ta hingamast lakkab. Mida aga arstid teevad? Sisyphose töö. Et olukorda kuidagigi parandada, üritatakse ookeani puhastada suurest pinnasodist. Erinevad organisatsioonid ja algatused tegelevad projektidega, mille eesmärk on koguda plasti ja muud pinnal hõljuvat prügi. Kõige ambitsioonikam ookeani puhastusprojekt on The Ocean Cleanupi algatus. Nende tehnoloogia seisneb selles, et 2 alust sõidavad vee peal ja tõmbavad enda järel umbes 2,2 kilomeetri pikkuse tõkke, mis läheb 4 meetrit vee alla. Just sellel sügavusel on koondunud suurem osa plastist pinnast. Jäätmed kogutakse suurde kotti, mille täitumisel lohistatakse need ühte laeva, kus plast sorteeritakse ja pakendatakse. Pärast seda lastakse kott vette tagasi ja protsess algab uuesti. Esmapilgul kõlab see suurepäraselt, kuid sellel on mõned nüansid. Prügi püüdmisel püütakse koos plastiga kinni ka veepinnal elavad elusorganismid, nagu mikroskoopilised vetikad, kalamaimud ja meduusid. Keegi pole veel täpselt mõõtnud, kui palju elusolendeid võrkudesse püütakse, kuid kui neid organisme suurel hulgal hävitatakse, on sellel negatiivne mõju kogu mereelustikule, kuna toiduahel katkeb. Vaatamata loomade ohutuse tagamiseks võetud meetmetele seni ei ole probleemi lahendada õnnestunud. 2024. aasta novembri seisuga on The Ocean Cleanup projektis osalejad kogunud maailma ookeanidest ligikaudu 20 000 tonni plastikut. See on oluline samm edasi, kuid probleemi ulatuse poolest on see nagu piisk meres. Maailmameredes vedeleb umbes 200 miljonit tonni prügi ja see kogus suureneb igal aastal veel 11 miljoni tonni võrra. Et paremini mõista probleem ulatust, siis 20 000 tonni on vaid 0,01% kogu ookeanis leiduvast prügist. Ookeani puhastamise probleemi uurides tekib palju küsimusi. Näiteks, isegi kui me tõmbaksime kogu plasti ookeanist välja, mida me sellega peale hakkame? Lõppude lõpuks võetakse tänapäeval ringlusse mitte rohkem kui 9% plastist. Niisiis, viskame selle uuesti prügimäele. Lisaks on prügi koristamine uskumatult kallis. Vaikse ookeani suur prügilapp asub ükskõik mis riigi kaldast liiga kaugel, et keegi ei võtaks vastutust või eraldaks selle puhastamiseks raha. Charles Moore usub, et selle prügilaigu ära koristamine viiks pankrotti kõik riigid, kes seda üritaksid. Maailma ookeanis on 5 sellist prügisaart. Ookeani prügi koristamine, mille käigus püütakse igal aastal välja tuhandeid tonne jäätmeid ja vastutasuks visatakse ära miljoneid tonne, on tõeliselt Sisyphose töö. Ookeani puhastamine on võimalik ainult siis, kui sellest saab kogu inimkonna ülesanneks, mitte ainult üksikute aktivistide algatus. Suurjäätmed on vaid väike osa probleemist. Me räägime ainult plastist ookeani pinnal ja see on vaid väike osa, vähem kui 1% sellest, mis tegelikult ookeanis hulbib, ütleb Alfred Wegeneri instituudi merebioloog Melanie Bergman. Kui plast laguneb mikro- ja nanoosakesteks, muutub ookeani puhastamine sellest saasteainest peaaegu võimatuks. Vee mikroplastist puhastamise tehnoloogiate arendused on olemas, kuid need on alles katsejärgus ja pole veel kaugeltki ülemaailmsel tasandil praktiliselt rakendatavad. Peamised probleemid on piiratud tõhusus ja raskused selliste lahenduste skaleerimisel. Lõppude lõpuks on see laiali kogu ookeani paksuses ja eriti palju on seda põhjas. Ja just nimelt mikroplast kujutab endast peamist ohtu. Aga isegi kui kogume kõik suured jäätmed kokku, mida teha mikroplastiga? Tõepoolest, ookeani puhastamine on nagu Sisyphose töö, kuna ookeanidesse visatud jäätmete maht on suurusjärgus suurem kui väljapüütav. Mida tuleks siis teha? On selge, et olemasolevad puhastustehnoloogiad on probleemi ulatuse jaoks täiesti ebapiisavad. Need aeglustavad vaid pisut planeedi libisemist kliimakuristikusse.
Natuke veel ja tagasipöördumatuse punkt on läbitud. Tekib mõistlik küsimus, kas inimkonnal on üldse tehnoloogiat, et puhastada maailma ookean mikro- ja nanoplastist või oleme hukule määratud? Tehnoloogia on juba olemas. Niiskuse aurustumisel tõuseb mikroplast veepinnalt atmosfääri. Ookeani ja atmosfääri mikro- ja nanoplastist puhastamiseks vajame planetaarse ulatusega filtrit. Ja sellise filtri rolli saab täita atmosfäärivee generaator või lühidalt AVG, kui seda võtta laialdaselt kasutusse. See on seade, mis muudab atmosfääri niiskuse puhtaks veeks. Iga päev aurustub vesi kõigi meie ookeanide, merede ja järvede pinnalt. Kui see tõuseb teatud kõrgusele, teatud punktist kõrgemale, jahtub see kastepunktini ja muutub pilveks. Ja siis loomulikult kannab tuul selle pilve minema. Kui selle temperatuur langeb alla kastepunkti, siis muutub vihmaks ja muudab olekut uuesti. Eemaldades õhust niiskuse, stimuleerime aurustumist. Koos aurustumisega tõuseb pinnalt uus osa mikro- ja nanoplasti. Seadme tööpõhimõte on järgmine. Kõigepealt sellesse siseneb õhk läbi filtreerimise. Vesi kondenseerub õhu niiskusest. Seega on ainus asi, mida seade ekstraheerib, H2O molekuli, mis on väiksem kui mikroplastiosake. See tähendab, et sel viisil puhastame ookeani mikroplastist, vähendame oma planeedi veevarude koormust. Ja sel viisil pakume joogivett nendes piirkondades, kus seda vaja on, ainult seda tuleb teha tööstuslikus mastaabis ja see peab toimuma ülemaailmsel riiklikul tasandil. Seega muutuvad atmosfääri generaatorid kunstlikuks filtriks, mis on sisse ehitatud planeedi veeringesse. Lisaks jahutab intensiivne aurustumine ookeani. Õhust vee kondenseerimise tehnoloogia töötab sarnaselt plasmafereesiga, vere puhastamise protseduuriga. Nii nagu plasmaferees ekstraheerib verest kahjulikke komponente ja taastab organismi immuunsuse, filtreerib AVG veeaurust nanoplasti ja taastab ookeani loomulikud funktsioonid. Nii puhastame atmosfääri ja ookeani mikroplastist. Lisaks saame AVG paigaldiste abil vajaliku koguse puhastatud vett kõikideks olme- ja tööstusvajadusteks. Kasutatud vesi tuleks tagastada pinnasesse, kus see hakkab suhtlema nanoplasti lagundavate mikroorganismidega, rikastuma mineraalidega ja läbima loomuliku järeltöötluse. Niiskuse saabudes hakkavad ära kuivanud põhjaveed ja jõed taastuma. Muld muutub viljakaks ja taimestik taastub. Samuti aitab niiske pinnas tasandada temperatuuri kõikumisi. Ja vee kõrge soojusjuhtivus võimaldab soojust kuumadest piirkondadest tõhusalt eemaldada. See on eriti oluline planeedi kliimamuutuste kontekstis. Kasutades igas kodus atmosfäärivee generaatorit, ei pea te enam kunagi kasutama plastpudeleid. Seega lahendame atmosfäärivee generaatori kasutamisega veeprobleemi, vähendame plasti tootmisest tulenevaid kahjusid, vähendame transpordist tekkivaid süsinikuheitmeid ja aitame keskkonnal naasta loomulikku ringlusse. Kas see tehnoloogia suudab pakkuda inimestele vett kõrbes? See on tehnoloogia, mis võimaldab luua vett kõikjal. Kuna selle tehnoloogia põhimõte seisneb selles, et kuumutamisel ja jahutamisel tekib kondensaat. Nii et olenemata sellest, kas see asub Nevada Death Valley's või Sahara kõrbes, saame seal ikkagi vett toota. See tähendab, et saame vett toota kõikjal planeedil. Kuid tekib küsimus, kas me ei kuivata sel viisil õhu ära? Mis puudutab ümbritseva õhu või atmosfääri veesisaldust, siis nagu ma juba ütlesin, ei saa absoluutselt mitte kuidagi rikkuda atmosfääri loomulikku tasakaalu, kuna see on liiga suur ja liiga võimas. Ja isegi kui looksime hämmastavalt tohutut masina, mis imeks pidevalt atmosfäärist vett välja, tõmbaks ta otse kui teise käega välja vaiksest ookeanist või lähimast veekogust vett.
snatching water back from, the Pacific or the nearest water. Lisaks väheneb liigse niiskuse eemaldamisel atmosfäärist äärmuslike sademete ja tuulte hulk. Samuti ta puhastub metaanist ja CO2-st. Vaid 2–3 aasta pärast atmosfäärivee generaatorite aktiivset kasutamist puhastatakse ookeani ja atmosfääri oluliselt. Puhastades ookeani mikroplastist, taastame selle soojusjuhtivuse. Ookean hakkab taas soojust atmosfääri eraldama ja seejärel pääseb see kosmosesse. See pehmendab kataklüsmide hävitavat mõju. Lisaks vähendab AVG-le üleminek sõltuvust pinna ja põhjaveeallikatest. Veegeneraatorid suudavad toota vajaliku koguse vett nii joogi kui ka tööstuslike vajaduste jaoks. Need muutuvad veekriisi kontekstis elutähtsaks ja tagavad veevarustuse jätkusuutlikkuse. See võimaldab korraga täielikult ellu viia mitu ÜRO säästva arengu eesmärki. Selleks, et ookeani puhastusprotsess saaks alata globaalses mastaabis, peame kogu vee hankima ainult atmosfäärist, see tähendab täielikult üle minema AVG-le. Lõppude lõpuks, mida rohkem niiskust atmosfäärist võtame, seda intensiivsem on aurustumine, mis tähendab, et ookeanide puhastamise protsess kiireneb. Ja AVG säästlikuks energiavarustuseks peame kasutama kütusevabu energiageneraatoreid, KVG. Ja loomulikult peame lõpetama prügi ookeani viskamise. Lisaks teostada kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Need sammud viivad teadusliku ja tehnoloogilise revolutsioonini, tagavad jätkusuutliku veevarustuse ja vähendavad negatiivset mõju kliimale. Seega taastab ookean juba 3–5 aastaga praktiliselt oma soojusjuhtivusfunktsioonid. Ja me peame seda kõike tegema võimalikult lühikese aja jooksul. Seega, see on suurepärane uudis. Selgub, et on olemas tehnoloogiad, mis suudavad päästa meie planeedi ja inimesi hävingust. Nii et meil on võimalus. Meil jääb üle vaid lahendada organisatsioonilised probleemid ja lahendus ellu viia. Siin aga kerkib esile veel üks probleem. Kõiki inimtekkelisi tegureid arvesse võtvad kliimamudeli, nagu selgub, on tegelikkusest kaugel. See, mida ennustati 100–150 aasta pärast, rullub lahti otse meie silme all. Teadlased on hakanud tunnistama, et on olemas midagi veel, midagi väljaspool inimtekkelist mõju. Selle millegi tegevus viib teoreetilise mudeli ja tegelikkuse vahel üha suureneva lahknemiseni. Nimetagem seda X-teguriks. X-tegur. Globaalsed keskmised temperatuurid ei peegelda tegelikke kliimamuutusi, kuna mõnedes piirkondades nad tõusevad palju kiiremini. 2023. aastal toimunud muudatused olid nii tohutud ja palju suuremad kui kõik, mida olime varem näinud. Ja seetõttu vajab see selgitust. Mudelid, mida kasutasime kliima simuleerimiseks, ei seleta seda kuigi hästi. Ja me avastame, et kõige selle tulemusena on toimumas ookeani hoovuste ja atmosfäärituulte olemuses mõningaid muutusi. Nii et vaatamata lisakuumusele liigutavad seda ookeani hoovused ja atmosfäär ning ta koondub teatud piirkondadesse viisil, mida me pole kunagi varem näinud. Ülemaailmne teadusringkond jälgib ärevusega, kuidas kliimamuutuste suundumused ületavad nende ennustusmudeleid. Mis on tänapäevaste kliimamudelite nii suure ebatäpsuse põhjuseks? Mõnede ekspertide sõnul peitub üks peamisi põhjuseid salapärases X-teguris. 2023. aasta rekordtemperatuurid on sellegipoolest teadlasi ärevusse ajanud ja vihjanud mõnedele salapärastele uutele protsessidele, mis võivad toimuda, ütleb NASA kliimateadlane Kevin Schmidt. See polnud lihtsalt rekord. See oli rekord, mis rekordiliselt purustas eelmise rekordi. Samal ajal. Pikaajalised suundumused on meile selged ja need on tingitud kasvuhoonegaasidest, inimtegevusest tingitud mõjudest. Aga see, mis juhtus 2023. aastal, oli täpselt see ja siis veel üht-teist lisaks.
ja see üht-teist lisaks on palju suurem, kui me ootame või suudame veel selgitada. Selles filmis vaatlesime üht tegurit, mis mõjutab ookeani temperatuuri tõusu. Ja see on muutus ookeanivee enda omadustes. Nanoplastid mõjutavad vee soojusmahtuvust ja soojusjuhtivust, salvestades soojust ookeanivetesse. Samuti on kasvuhoonegaase, mis soojendavad atmosfääri, mis omakorda soojendab ookeani pinda. Kuid kas need tegurid on võimelised suurendama ookeanide kuumenemist nii palju, kui päikesest tulev soojuse juurdevool jääb samaks ja kliimamudelites võetakse arvesse kõiki inimtekkelisi tegureid? See viitab sellele, et kusagilt mujalt on ookeani hakanud sisse voolama lisasoojust. Uuringud näitavad, et ookeani keskmine sügavus on viimase 60 aasta jooksul soojenenud 15 korda kiiremini kui eelneva 10 000 aasta jooksul ning soojenemise kiirus lisab jõudu. Sügavate kihtide soojendamiseks, kuhu päikesekiired ei tungi, on vaja tohutult energiat. Näiteks Lääne-Antarktika ranniku lähedal toimub Vetelli mere sügavate vete kummaline soojenemine. Kui ülemised 700 meetrit vett peaaegu ei soojene, siis sügavamates kihtides temperatuur pidevalt tõuseb. Sellel anomaalial on mitu seletust, kuid ükski põhjustest pole veel 100% kindlaks tehtud. Kust tuleb lisasoojus ookeani sügavuses? Arvatakse, et maapõuest tulev soojus on tähtsusetu ja seda võib tähelepanuta jätta. Aga võib-olla me alahindame seda tegurit. Lõppude lõpuks on meie teadmised ookeani sügavuste kohta piiratud. Fakt on see, et üle 70% merepõhjast asub rohkem kui 3000 meetri sügavusel. Nii suurtes sügavustes tehtavad uurimistööd on seotud paljude tehniliste raskustega. Batüskafid ja andurid laskuvad sinna harva ning arvutused põhinevad vanadel andmetel. Meil lihtsalt pole absoluutselt aimugi, mis ookeani põhjas tegelikult toimub. Näiteks avastasid teadlased just hiljuti 19 000 seni tundmatut veealust vulkaani. Praeguseks on kaardistatud vaid umbes 5% ookeani põhjast. Kuni me seda 100% ulatuses välja ei uuri, töötame peaaegu pimesi. Marylandi ülikooli okeanograaf professor Arthur Vitterito on märganud, et alates 1995. aastast on ookeani põhjas ookeani keskharja ääres on kasvanud maavärinate arv. Niisiis joonistasin seismilise aktiivsuse ookeani keskharja tsoonides ja võrdlesin seda globaalse temperatuuri muutustega. Ja me näeme 2-aastast viivitust. Teisisõnu, seismiline aktiivsus eelneb globaalsetele temperatuurimuutustele umbes 2 aasta võrra. Mida suurem on seismiline aktiivsus, seda aktiivsem on magma liikumine süsteemis. Selle sulamagma temperatuur võib ületada 1000 kraadi. See on täpselt see, mida me uurime. Meil pole tõusva magma mahu otseseid mõõte. Kõik, mida me teha saame, on mõõta seismilise aktiivsuse taset, sest selleks on meil ülemaailmne seismiliste jaamade võrgustik. Seega näitavad Arthur Vitterito uuringud, et ookeanide kuumenemist mõjutavad oluliselt ka endogeensed protsessid, nagu seismiline ja magmaatiline aktiivsus. Minu uuringud näitavad, et geotermiline sundimine on globaalse soojenemise oluline tegur. Nagu siit näeme, näitavad Argo andmed globaalse temperatuuri muutusi erinevatel sügavustel viimaste 20 aasta jooksul. Suurem osa soojusest kandub mööda pinda, kuid me näeme ka suurenenud kuumenemist altpoolt. See tähendab, et soojus tuleb nii ülevalt kui ka alt. Mingil viisil. Nagu märkisime, kui suumite seda vooguosa, näete, et pinnakihi all ei saa kuidagi tulla kõrgemaid temperatuure pinnalt, sest siin on külma anomaalia ja selle all on sooja anomaalia. Kuid soe ei saa sellest termokliinina tuntud kihist läbi murda. Termokliin on sisuliselt selge piir, mis eraldab sooja pinnavee, mida nimetatakse segakihiks, ja palju jahedamat vett selle all, mida nimetatakse süvaveeks. Tegelikult on see süsteem ühendatud. Ja ta murrab tegelikult läbi termokliinist. Just hiljuti on tehtud huvitavaid uuringuid, mis viitavad sellele, et termokliin on tegelikult nõrgenenud.
See toimub sünkroonis seismilise aktiivsuse suurenemisega ookeani keskharjade tsoonides. See tähendab, et see pole lihtsalt juhuslik nähtus. Seega on pinnal olev vesi külmem ja selle all soojem. Kas mõistate? See on tõend selle kohta, et maasoojus tõuseb maapõue sügavustest maapinnale. Soojuse kasvav konvektsioon tugevdas seda protsessi veelgi, nõrgendades termokliini ja suurendades ookeani soojussisaldust. Oleme silmitsi uue reaalsusega, X-teguriga. See näib olevat viimastel aastakümnetel märgatavaks muutunud planeedi seisundi halvenemise peamiseks põhjuseks. Ja mikro- ja nanoplastid ainult süvendavad selle mõju. Siiski jääb alles üks oluline küsimus, mis siis täpselt on X-tegur, jõud, mis soojendab sügavas ookeanis olevaid vett? Allatra teadlased on X-tegurit, mis on seotud planeedil toimuvate muutustega, uurinud peaaegu 30 aastat. Tegemist on sõltumatu rahvusvahelise teadlaste rühmaga erinevatest teadusvaldkondadest, tuumafüüsikast ja astrofüüsikast kuni geoloogia, matemaatika, bioloogia ja meditsiinini. Nad on teinud koostööd põhjalike uuringute läbiviimiseks, sealhulgas kliima- ja geodünaamiliste muutuste uurimiseks. Põhjaliku ja pikaajalise andmeanalüüsi põhjal peavad Allatra teadlased X-faktorit täiendavaks soojuse allikaks, mis on põhjustatud tsüklilistest protsessidest tingitud magmatõusust. Põhilised teaduslikud andmed ja soovitused kliimameetmete kohta leiate aruandest Maa kliimakatastroofide progresseerumise ja nende katastroofiliste tagajärgede kohta. Selle raporti esitas Vatikanis Allatra president Marina Ovtsinova isiklikult paavst Franciscusele. Pärast Vatikanile laekunud andmete ülevaatamist sai Allatra liikumine tema pühaduse apostelliku õnnistuse kliima ja ökoloogia vallas tehtud pingutuste eest. Aruannet esitleti ka COP16 Kolumbias ja COP29 Aserbaidžaanis. See ettekanne on pälvinud kõrget kiitust klimatoloogia ja ökoloogia valdkonna ekspertidelt. Aruanne on praegu tutvumiseks saadaval ÜRO konverentsi ametlikul veebisaidil ja Allatra veebisaidil. Planeedi ja inimeste kaitsmise probleemi lahendamine globaalsete kliimamuutuste tingimustes nõuab kogu teadlaskonna ühiseid jõupingutusi. Ükski riik ega organisatsioon ei suuda seda probleemi üksi lahendada. Nagu näeme, on olukord muutunud üsna murettekitavaks. Lisaks teadaolevatele kliimamuutuste põhjustele on veel täiendavaid tegureid, mis on endiselt vähe uuritud ja nõuavad täiendavate uuringute läbiviimist. Kuid raskus seisneb selles, et seda kõike tuleb teha kliima üha halvenevates tingimustes. Teisisõnu jääb inimkonnal kliimamuutustele reageerimise aeg järjest lühemaks. Atmosfäärivee generaatorite laialdane kasutuselevõtt on aga kriitiline samm selle kriisi lahendamise suunas. Lõppude lõpuks võimaldab see tehnoloogia puhastada maailma ookeani mikro- ja nanoplastist, taastada planeedi veeringluse ja termilise tasakaalu ning lõppkokkuvõttes stabiliseerida kliima. Atmosfäärivee generaatorite kasutamisega võidame hindamatut aega inimkonna teadusliku ja tööstusliku potentsiaali säilitamiseks ning lisaajaga tuleb ka lootus ja võimalus. Ühtlasi tuleb luua tingimused ühiskonnas, mis võimaldavad kõikide riikide teadlastel avatult koostööd teha, vabalt jagada teadmisi ja teha koostööd inimkonna huvides ja selle püsimajäämise nimel. Selle eesmärgi saavutamiseks on aga vaja ülemaailmset rahu, püsivat rahu kõigi riikide vahel. Ainult sellistel tingimustel suudame kliimakriisiga tõeliselt silmitsi seista ja sellest üle saada. Soovime rõhutada, et selles dokumentaalfilmis esitatud ideed ja uurimissuunad pakuvad paljutõotavaid ja praktilisi lähenemisviise nende kliimamuutuste probleemide lahendamiseks, millega täna silmitsi seisame. Nende üksikasjalik uuring viib läbimurdeni meie planeedil toimuvate protsesside mõistmisel. Muutuste jõud on meie kätes. Üheskoos saame muuta väljakutsed võimalusteks saavutada uskumatuid edusamme. On aeg tegutseda meie planeedi, enda ja meie tulevasate põlvkondade nimel.